Aitäh eelkõnelejaid. Tore on näha, et nii palju tehisaruhuvilisi on siis täna siia kogunenud. Minu taust on kütteventilatsiooniinsener. Ma olen õppinud pikalt tööd, teinud teadustööd mõnevõrra selles valdkonnas. Ja viimased aasta aega olen siis sellises ettevõttes nagu R8 Technologies. Mida me teeme, mida me üritame teha, siis kinnisvarasektor või ütleme, on üsna selline traditsiooniline. Kõik me veedame päris palju aega hoonetes. Hooneid on vaja jahutada, kütta, ventileerida ja nii edasi. Ja kuidas siis ütleme selle pealt oleks võimalik kasu saavutada, ehk siis ütleme, kuidas optimeerida neid kulusid. Ühe poole pealt kulusid optimeerida, kuidas parandada lõpptulemust, ehk siis sisekliimat. Ettevõte hakkab juba poisi või koolipoisi ikka jõudma. Täna me toimetame erinevatel turgudel. Kindlasti Eesti on peamine, Eestis on meil enim hooneid. Ütleme erinevad turud, erinevad väliskliimad võimaldavad kindlasti andmete põhiselt saavutada paremat tulemust. Ehk siis, kui me testime erinevaid jahutusalgoritme, me saame seda teha Lõuna-Euroopas. Kui meil on vaja kütet, siis on võimalik seda Eestis teha, on võimalik Põhja-Euroopas. Ja nüüd on üks huvitav esimene hoone on ka Jaapanist, et ka hoopis teine kultuur ja teine. Ja ka teine väliskliima, mis kindlasti mõjutab. Meil on 50+ inimest, meil ongi, ütleme, üsna palju on ka kütteventilatsiooniinseneri, ehk siis kes aitavad siis arvutil reaalseid probleeme lahendada, et mis probleemid on, et külm, palav, õhku vähe. Need on võib-olla väga lihtsustatult kõik need peamised probleemid, mis hoonetes toimub. Ruutmeetrid on juba ka 2,5 miljonit, et kindlasti olles ise inseneri taustaga, siis inseneril ebareaalne, et ütleme seal kindlasti insener või inimene suudab teatud probleeme täna ikkagi veel paremini lahendada. Sama tuli ka paneelist välja, et arvutit on liiga palju vaja juhendada. Küll arvuti või tehisaru võimaldab lihtsamaid protsesse automatiseerida. Ehk siis andmetöötlust. Et kui me võtame hoones on väga palju erinevaid andmepunkte, täna uutes hoonetes on ikkagi igas ruumis mõõdetakse temperatuuri, niiskust, CO2, lisaks erinevad küttesüsteemid, ventilatsioon, jahutussüsteemid. Kõik need tekitavad väga suurt andmehulka. Ja kuidas täna, ütleme, tavaline kinnisvarahaldur, hooldaja toimetab, tuleb kaebus kliendilt, klient ei tunne ennast mugavalt, teavitab läbi helpdeski, see taotlus liigub edasi ja edasi. Kuni lõpuks tuleb tehnik kohale, üritab siis, sõltub mis on probleem, vähendab või teeb midagi, kas siis on automaatikast, tõstab mingid graafikud. Me oleme Eestis, kus väliskliima on külm, meil on ikkagi talvel on, mis see põhikaebus on, ruumist külm on. Mis tehnik teeb, tõstab siis selle veetemperatuuri, mis ruumi jõuab. Millal ta seda langetab, unustab ära, et see ongi probleem, et see raiskamine, et tõstetakse temperatuuri, ta jääb kõrgem temperatuur, üldiselt seda nii-öelda, et sellisest raiskamist on väga palju ja loomulikult on, ütleme, erinevad, siin on ka toodud, et elektri hinna arvestamine, et seda, kui meil on suur hoone, suur kaubanduskeskus, kus on palju erinevaid süsteeme, siis börsi järgi juhtida on võimalik, suur käsitöö, palju andmeid. Ja börsi järgi juhtida, kui palju on võimalik ette kütta, jahutada, ventileerida, et kõige sellega arvestamine on päris, loomulikult kõik on tehtav väikse maja peal, kõik me elame korterites, majades, kõik üritavad ikkagi see tarbimise juhtimisega rohkem tegeleda. Aga meie siis suure mahu pealt üritame seda teha efektiivsemalt. Väliskliimaga arvestamine, kõik need asjad, et enamik süsteeme on ikkagi töötavad üsna lihtsate algoritmide baasil. Jah, et
kui me võtame maailma mastaabis, siis circa 40% vajalikust energiast kasutavad hooned. Hoonetest jagunevad jälle ärikinnisvara, elukandlik kinnisvara ja nii mõlemas segmendis on sisekliima tagamisel väga suur osakaal. Ja ütleme ka näiteks Euroopa Liidu tasandil on hoonete energiatõhusus on väga aktuaalne ja teema, millega on oluline ja tuleb tegeleda. Ja kuidas täna seda tehakse, on PMS ehk siis hoone automaatikasüsteem, mis juhib kõiki neid süsteeme. Et läbi selle siis kasutajad seda teevad. Aga me oleme siis kaasanud või võtnud, meil on nendest andmetest on vähe, mis tuleb majast, me tahame rohkem andmeid, siis me kogume andmeid veel erinevatest välistest andmeallikatest. Me kasutame võib-olla kõige lihtsam, kõige talutavam elektribörsi hind päeva lõikes, tundide lõikes, hind käib üles alla, et kuidas seda arvesse võttes kindlustada võimalikult optimaalsed hoone ülalpidamiskulud, ilma et ei kannataks ruumi kvaliteet. Et see on meil suur eesmärk. Väliskliimati kasutame ilmajaamasid, börsi hindasid, hoonete kasutatavust, ehk siis sama, et eeldatav kasutatavus või võib-olla üks praktiline näide ruumides, kui meil on liiga palav ruumis või liiga külm ruumis, tihti ruumis on seina peal on ruumi kontroller või termostat, mida siis krutitakse kas maksimaalselt ühele poole, maksimaalselt teisele poole, lootes, et siis saab kiiremini ruumi soojaks või külmaks. Unustatakse ära. Tullakse järgmine päev, ruum on liiga palav või liiga külm. Et selliste väikeste asjade ümberkirjutamine või jälgimine arvuti poolt annab täitsa arvestatavat säästu ja teistpidi tekitab rahulolu hoonetes. Et kuidas me teeme seda, et kuidas siuke tavaline või lihtne siuke kontrollimine töötab, et ruumides on need temperatuuri ja mingid niiskuse, mis ventilatsiooni, CO2, mis on ka peale Covidit on väga aktuaalseks muutunud. Kõik on võimalik mõõta, selle põhjal siis toimub reguleerimine. Aga meie siis kasutame ja võtame väljast veel lisaandmeid, et seda reguleerimistäpsust parandada, et saavutada paremini see tulemus, mida hoone kasutaja tahab. Et see on eesmärk, et kuidas tulemused on? Et tulemused on võimalik säästa. Ma arvan, et enamikes eelmine aasta, just eelmisel sügisel, kui olid elektri kui ka gaasi hinnad olid väga kõrgel, siis kindlasti paljud üritasid oma kodukulusid optimeerida. On võimalik saavutada säästu. Mille pealt sääst tuleb, kas me langetame või siis tõstame temperatuuri, suvel tõstame temperatuuri, talvel langetame, vähendame õhuhulkasid. Teistpidi jälle Covidist kõik, see sisekliima kvaliteet või värske õhk on kindlasti aktuaalsemaks muutunud, et jälle mitte teha järeleandmisi selles on keerukas väljakutse. Ja ütleme, et seda probleemi me lahendame. Tulemused näitavad, et erinevates hoonesegmentides on tulemused on erinevad. Kindlasti võib-olla kaubanduskeskus, kui väga traditsiooniliselt on ikka ventilatsioon lükatakse hommikul sisse, õhtul välja, et kui see tarbimisjuhtimist teha seal, kasutada natuke eeldusi ka või eeldatavat hoone kasutajate arvu ja aegasid, on võimalik tagada sisekliima kvaliteet energiatõhusalt. Büroohoonetes, hotellides, igas segmendis on võimalik seda teha. Me oleme keskendunud just ärikinnisvarale, kus siis hästi lihtne näide, et kui me võtame puhtalt ventilatsiooni õhuvahetust, siis kui võtame korteri kodus õhuvahetuse või tööl õhuvahetuse, siis 1 ruutmeetri kohta tööl on kuskil 4-5 korda suurem õhuvahetus. Ja selle õhu liigutamiseks on vaja siis kõvasti energiat, ühelt poolt ventilaatorid, teiselt poolt seda õhku on vaja kütta, jahutada. Eesti kliimas väga palju niisutamist ei ole vaja. On hooneid, kus on vaja seda õhku veel niisutada, suvel vaja natuke kuivatada ja nii edasi, et see kõik
kõik on väga energiamahukas. Ja tulemused siuke 15-25 seal tuuris sõltub algolekust, kõigest sellest, et meil on hooneid, on täna ruutmeetrid on palju, hoonete arv on suurus, ta muutub, ta on ütleme siuke, ma arvan 150-200 hoonet. Või siin on suuri hooneid, kaubanduskeskusi, mis on 100 pluss 1000 ruutmeetrit. Et kui vaadata siukest dünaamikat, Y-teljel on siis saavutatud keskmine sääst, X-teljel tulpadena on erinevad kuud ja mummud näitavad, mida suurem mumm, siis suhteliselt rohkem hooneid. Ehk et ütleme siuke 20% nutikama juhtimisega võiks olla tehtav, ta sõltub algolekust, on näiteid, kus see saavutatud sääst on suurem, on näiteid, kus saavutatud sääst on väiksem. Jah, et mis kindlasti on erinevad, et ütleme hoone kasutaja vaates. Me tahame, et hoone kasutaja ei peaks saatma helpdeski teavitust, et külm, palav, õhku vähe ja nii edasi probleeme. Kindlasti kasutaja või kes siis peab maksma nende ülalpidamiskuludest, et need oleks võimalikult optimaalsed, keskkonnasäästlik loomulikult, et iga kõige kasulikum energia on mitte kulutatud energiaühik. Ettevõtetel on järjest rohkem kohustusi selles osas. Et kõik need kokku on meil suur eesmärk. Kindlasti täna on, kui rääkida arvutist, kui palju arvuti oskab, palju inimene teeb. Kui ma võtan ühe hoone, ma arvan, ma suudan seal ka päris efektiivselt majandada, aga 10 maja või 20 enam ei suuda nii palju, et arvuti aitab kindlasti lihtsustada lihtsaid tegevusi ja nende andmete läbitöötamist. Jälgida, kuidas see hoone on sellises kliimas käitunud eelnevatel perioodidel, mida pikemalt juhitud on, seda rohkem on andmeid ja seda mõistlikumaid otsuseid arvuti teeb. Küll jah, inseneridena me anname iga punktil, mida arvuti juhib, me ikkagi suuname natukene. Et jah, see on suures pildes jah, väike kokkuvõte, väike ülevaade, millega me tegeleme. Üks küsimus siia lõppu. Ja. Mis juhtub siis, kui arvuti seisma jääb? Kui tuleb see küberrünnak? Mis juhtub siis, kui arvuti seisma jääb? Ma näitasin, et igas hoones või igas ühiskondlikus hoones on see lokaalne hoone automaatikasüsteem, et alati, kui me kaugelt neid asju üle ei saa kirjutada, siis hoone toimib edasi lokaalse kontrolleri ette nähtud programmide järgi. Selge. Töötab edasi. Selge, aitäh. Aitäh. Suur tänu.